karjatüdruk ja korstnapühkija. Kord, enne muistsel ajal, elas künkal seisvas majas mees. See oli suure aiaga, kena valge maja. Kõik külaelanikud pidasid seda sealse paiga kõige kaunimaks elamuks. Mees oli küll rikas, kuna ta jaksas nii suure maja osta, kuid ühtaegu väga inetu. Ta oli nii eemale tõukava välimusega, et ükski naine ei tahtnud temaga abielluda. Niisiis elas ta üksi oma suures majas. Endale seltsiks ostis mees isevärki vaase, maale, kujukesi, portselantaldrikuid ja kõike muud seesugust. Kogu tema maja oli neid täis. Tema elutoas seisis kummut. See oli õige vana puust kummut, mis oli vanadusest päris tumedaks läinud. Kummut oli vanaema pärandus ja üleni kaunistatud nikerdatud ornamentidega. See kummut ei olnud tavaline. Kummutil seisis väike kujuke, karjatüdruk. See oli vist küll kogu maja kõige kaunim kujuke. Ta näost näis kiirgavat rõõmu, sest ta oli nii ilus ja sõbralik. Ja ta naeratas malbelt, nagu oleks tahtnud öelda: "Uskuge mind, ma olen veelgi kenam, kui ma välja paistan." Endast mõistetavalt olid kõik ülejäänud kujukesed majas temasse pisut armunud. Aga üks kuju polnud temasse pisut armunud, vaid üsna palju. See oli korstnapühkija, kes seisis samal kummutil nagu karjatüdruk. Tema nägu oli üleni nõgine, nagu tema rõivadki. Ta piidles kiindunult karjatüdrukut ja neiu naeratas talle armsalt vastu. Korstnapühkija oli karjatüdrukusse nii kangesti armunud, et ei suutnud päevad otsa muud teha, kui neiule mõelda. Nende kahe vahel oli veel üks kuju, ristis jalu istuv vana hiinlane. Ta jättis pisut imeliku mulje, sest selliseid rõivaid nagu tema kandis ei näe just tihti. Tollal olid hiinlastel hoopis teistsugused kehakatted kui meil. Ent see polnud hiinlase ainus iseäralik omadus. Ta noogutas alatasa pead. Kõik kartsid teda ja hakkasid värisema, kui ta noogutas, ning nõnda oli see alati. Ta muide pidas ennast ka karjatüdruku vanaisaks, aga tõestada ta seda küll ei suutnud. Ning hiinlane noogutas sageli, isegi maja kõige hirmsamale mehele. Too kõige hirmsam mees ei olnud aga lihast ja luust, vaid puust. Ta oli nikerdatud vanaaegse kummuti otsa. Kui inetu ta välja nägi, seda oli tõepoolest naljakas vaadata. Ja irvitas ta ka. Naermiseks ei saanud seda kuidagi nimetada. Tal olid suured käed, väikesed sarved peas ja habe ees. Lapsed, kes sinna tuppa vahetevahel sattusid, kutsusid teda alati suurte käte ja väikeste sarvedega ülem- ja alamkindralkomandör seersandiks. Sest seda nime on raske välja ütelda ja neid ei ole just palju, kes sellise tiitli saavad. Aga tema taolist nikerdada polnud ka sugugi naljaasi. Ometi oli ta nüüd ju olemas. Kogu aeg jälgis ta karjatüdrukut, sest temagi oli neiusse harmunud ning soovis temaga abielluda,
samuti nagu korstnapühkija. Neiu kaunis nägu ja arglik olek olid teda köitnud. Iga kord, kui karjatüdruk naeratas, vastas saatan samaga. Ta jõllitas neidu jõhkralt ja irvitades. Ma tahan sinuga abielluda, teatas vanasarviline saatan. Hiinlane noogutas, sest tema tegi alati nõnda. Temast saad sa endale mehe, kes nagu ma peaaegu arvan, on mahagonipuust. Ta võib sinust suurte käte ja väikeste sarvedega ülem- ja alamkindralkomandör seersandi proua teha. Kuidas küll neiu kartis. Ta ei tahtnud sellele hirmu äratavale mehele minna, vaid abielluda hoopis korstnapühkijaga, kes oli palju nägusam. See oli tõepoolest nõnda, mis sest, et ta nägu oli üleni nõgine. Aga hoopis mina tahan temaga abielluda, ütles korstnapühkija. Me oleme üheealised ja kuulume kokku. Hiinlane ja kuri saatan ei tahtnud seda kuuldagi. Ometi kord lakkas hiinlane isegi noogutamast, näis koguni nagu ta oleks tahtnud keelavalt pead raputada. Sa pead abielluma, kuid mitte korstnapühkijaga, vaid suurte käte ja väikeste sarvedega ülem- ja alamkindralkomandör seersandiga. Minu meelest sobite te väga kenasti kokku. Ta on rikas ja tema kapp on väärtuslikke kuld- ja hõbenõusid täis. Sa saad tema 11 naise kõrval väga õnnelikuks ega tüdine temast kunagi. 11 naist, kiljatas karjatüdruk ehmunult. Ta on siis veelgi kohutavam, kui ma oskasin arvata. Pigem ma suren, kui talle naiseks lähen. Ma ei taha teda. Kindlasti mitte. Ja pealegi, miks ma peaksin seda tegema? Kas talle siis 11 naisest veel ei jätku? Miks peaksin ma 12 hakkama? Aga hiinlane arvas teisiti. Mina olen siin toas kõige vanem ning targem, niisiis pead minu sõnu kuulda võtma. Täna öösel, niipea kui vanas kummutis nagisema hakkab, peate oma pulmad ära, nii tõesti, kui ma hiinlane olen. Ja selle peale pigistas ta silmad kinni ja jäi magama. Vana saatan tundus kohutavalt ülbe olevat. Tema näol näis mänglevat veelgi heidutavam irve kui tavaliselt. Mõne tunni pärast saad sa minu naiseks, karjatüdruk. Need sõnad lausunud, jäi temagi magama. Ta nägi unes oma imekaunist naist. Väike karjatüdruk puhkes nutma ja vaatas oma kõige kallimale korstnapühkijale otsa. Ma arvan, et tahaksin sind paluda koos minuga välja, laia maailma minna, sest siia ei või me jääda. Mina tahan kõike seda, mida sina tahad. Hakkame kohe minema. Ma arvan, et küll ma sind oma ametiga toita jõuan. Nad hakkasid minema. Kuid kui nad korraks üles vaatasid, siis märkasid nad, et kummutil valitses suur ärevus. Suurte käte ja väikeste sarvedega ülem- ja alamkindralkomandör seersant oli üles ärganud ja hüüdis vanale hiinlasele. Nüüd lasevad nad jalga. Kuid hiinlane oli sügavas unes ja seetõttu ei kuulnud ta midagi. Karjatüdruk ja korstnapühkija kohkusid pisut ära ning hüppasid kummuti uste vahelt sisse. Seal oli 3-4 partiid kaarte, mis ei olnud täielikud, ja väike nukuteater, mis oli üles seatud nii hästi kui võimalik. Etendus oli parajasti käimas ja kõik emandad, nii Ruutu, Ärtu, Risti kui Potiemand, istusid esimeses reas ja lehvitasid endale oma tulpidega tuult. Teisel pool
seisid soldatid ja näitasid, et nendel on pea nii hästi ülalpool kui allpool, nagu mängukaartidel ikka. Näitemängu tegevus toimus 2 armastaja ümber, kes ei pidanud teineteist saama. Ja karjatüdruk nuttis selle üle, sest see oli samasugune lugu nagu temal eneselgi. Ma ei suuda seda välja kannatada, ma pean siit välja pääsema. Aga kui nad välja hakkasid hiilima, siis oli vana hiinlane unest ärganud ja õõtsutas keha, et neile järele tulla. Kõndida ta ju ei saanud, sest altpoolt oli ta ainult tomp. Nüüd tuleb vana hiinlane, hüüdis karjatüdruk ehmunult. Mul tuli hea idee, ütles korstnapühkija. Poeme sinna suurde vürtsipotti, seal me võime roosidel ja lavendlitel lamada ja talle soola näkku visata, kui ta tuleb. Sellest ei ole kasu. Peale selle ma tean, et vana hiinlane ja vürtsipott on kihlatud olnud ja natuke hellust jääb ikka järele, kui niisuguses vahekorras on oldud. Ei, midagi muud ei jää üle, kui laia maailma minna. On sul tõesti julgust minuga laia maailma minna? Kas sa oled kindel, et tahad siit ära tulla? Siinne elu on sulle tuttav, aga sa ei tea, mis meiega mujal võib juhtuda. Võib-olla sulle ei meeldigi mõnes teises paigas olla. Jah, ma olen sellest täiesti kindel. Ma ei taha selle vana koletise 12. naiseks hakata ja pealegi soovin ma sinuga abielluda. Ning mul on ükspuha, kuhu ma satun, kui ainult sina mu kõrval oleksid. Siis me teeme seda. Kuhu me läheme? Me põgeneme korstna kaudu.